oleme oma asjadega teel uude majutusse, kuna meie siis praegune hotell saab homsega läbi. Uue elukoha omanik oli nõus, et viime täna asjad ära, sest homme on meil terve päev esmaabikoolitus ja ei jõua selle kolimisega tegeleda. Niimoodi need rändurid siin siis praegu ootavad, istuvad T-serva peal ja asjad on kõik siin kaasas, et sõita siis uude kohta 1,5 tundi ja siis pärast 1,5 tundi tagasi. Ja me oleme tegelikult iga päev sõitnud ühte otse linna 1,5 tundi ja õhtul 1,5 tundi tagasi. Aga homsest läheb veidikene lühemaks, on kõigest tund aega siis uuest majutusest. Uus nädal, uued tiketid. Täna käisime esmaabikoolitusel 8 tundi ja see oli väga huvitav ja kasulik meile, sest et räägiti kõikvõimalikest ämblike madude, ohtude siis või hammustuste, kuidas siis esmaabi anda ja loomulikult siis ka muud esmaabi. Väga professionaalne läbiviimine oli ja see nädal siis on veel tõstuki koolitus meil forklift. Meie uus kodu. Ja täna tulime tegema forklifti koolitust. Me tahame Robertiga teha erinevaid masinaid. Esimene siis on forklift. 2 päeva see kestab, lõppeb eksamiga. Ei tea, kuidas välja tuleb. Kuul pähe, ma isegi ei taht tulla seal koolitusel, ma ütlen. Ma ei taha isegi sõita selle masinaga. Jah, meie Robertiga tahame, aga ma arvan, et kõik saab korda ja saame tiketi tehtud. Käisime just Aldis shoppamas esimest korda. Panime tähele, et siin lähevad kõik sellised poed, mitte toidupoed, kinni kella 5. Toidupohinnad on poole odavamad kui Eestis, kanaliha, kõik muud asjad poole odavam kui Eestis. Mitte ainult siis kursi tõttu, kui need ka ümber konverteerida siis eurodeks, ka siis on kõik hinnad odavamad, mis on veidikene frustreeriv meie jaoks, et kogu elu Eestis on nii kallis. Diisel maksab 90 eurosenti kõigest 1 liiter. Siin on nagu tõesti elu on kõvasti odavam kui Eestis ja palgad on 2–3 korda kõrgemad. Soe kliima võib ju olla, aga see ei anna sulle sinu pere ja sõpru. Nii et ikkagi üks kõige suurem ja kõige tähtsam asi on ju puudu siin, mis seda kogu tervikut rikub. Aga meil oli 446 või 464 oli bussinumber. Ai, meie buss. Meil on esimene vaba päev üle pikka aja see nädal ja tulime nüüd loomaaeda. Vaatame, mida siis siin näha saab. Sõitsime siia peaaegu 2 tundi busside ja rongidega. Mina sain ICIC-u kaardiga pileti $43. Anetil ja Robertil maksis $55. Üks kohutav linn siin Austraalias on selline hästi pika nokaga üpriski koledad ja nad on prügilinnud ja nad söövadki nagu, elavad prügikastide ääres ja söövadki nagu inimeste prügi, toitu, mis maha kukub. Need on siis laborid, kus päästetakse välja surevaid loomi. Loomaaias on käidud, kõik andsime 7 punkti 10. Enam-vähem jäime rahule. Mõned asjad oleks saanud olla paremad, aga sellegi poolest väga lahe kogemus. Ja nüüd tagasi me sõidame siis ferriga, mis on nagu praam, sõidab üle, ma ei teagi, mis see on, jõgi või? Jõgi, jah. Ja otsees on meil siis Sydney Opera House. Ferri tuleb otse loomaaia juurest, et see on väga kiire ja mugav viis liikumiseks. Ei tea ainult palju maksab, see selgub hiljem, sest siin tiiksutad kogu aeg telefoni ja kaardi.
täna on laupäev, kell on 6:30 ja me läheme Robertiga Moxi truck või dump truck treeningule, mis kestab 2 päeva. Ja täna on päris külm hommik, aga saab hakkama ja meie buss tuleb. Esimene päev meie 3 masina koolitusest on läbi ja arvasime, et kuna on 3 masinat, siis on 3 eraldi koolitust. Aga tuleb välja, et me saame siis kõik 3 masinat ühe nädalavahetusega. Eesti keeles siis on frontaalladur, ekskavaator ja mis see Moxi on? Moxi on veoauto. Ühesõnaga üks veoauto kastiga. Ja need saame siis kõik nüüd 2 päevaga. Uued saapad ossi meile. Minul on kõik hästi, aga Robertil veid sõõrub. Ja ei aita ka see, et me peame väga palju kõndima. Janet sõitis rongiga valesse kohta, nii et temaga sõitleb ringi. Tema koolitusel ei käinud ja käis linna peal ringi ja koju sõites siis sõitis natuke valele poole selle rongiga. Aga küll ta saab ka hakkama. Robert eile uuris välja, et Sydney linn on sama suur kui Harjumaa ja siin elab 4 korda rohkem inimesi kui Eestis. Et põhimõtteliselt, kui panna kokku Sydney, Brisbane ja mingid väiksemad linnad veel, 3-4 linna, siis saab juba Eesti suuruse pindalalt kokku. Inimeste arvuks ei ole nii palju vajagi ja 3 masina koolitused tehtud, tiketid käes. Nüüd väga kiiresti saime kõik need asjad tehtud. Otsime esimest päevad tööd, oleme seda teinud 1,5 tundi, tööd on ära jagatud. Meil on selline kena, tore Excelikene. Robert otsib siis kaevandustesse. Villem tegi just postitused erinevatesse Facebooki gruppidesse, kus otsitakse siis farmitöölisi. Ja meil on ka siuke kaart, kus sa saad seda kaarti näidata. Austraalia kõik farmid peal, nagu näete, neid on 1 000 000 tükki siin. Eile siis tegime ka Eesti gruppi postituse. Sealt võttis meiega siis ühendus ka üks Liis, kes töötab siis ühes sellises suures agentuuris, kes vahendab siis farmitöid ja teda värvatigi siis värbama farmidesse Eesti inimesi. Tal on meile pakkuda praegu mandlifarmi ja nii palju, kui me oleme siis teistega siin rääkinud, mandlifarmi väga kiidetakse. Seal me saaks olla novembri lõpuni 2 kuud ja alustada saaks järgmine nädal. Palk oleks $32 tunnis, mis ei ole väga kõrge, aga samas esimeseks töökohaks oleks super. Poistest üks saaks forka peale ja üks peaks tulema minuga siis mandleid eelpuhastama. Et tundub praegu see valik, aga ta vaatab äkki ta saaks ka meile kreini pakkuda, mis on siis teraviljafarm. Robert läheb kindlasti mandlifarmis kreisiks, hakkab seal martsipani sööma, oma isudele vastu hakkama. Täna või homme lähipäeval peame ostma ka auto, et siit linnast ära minna. Aga üks huvitav asi on veel see, et meil on tänava pool aknad ja siin on prügiautod hakkavad megavara hommikul tööle ja nad teevad nii jõhkralt lärmi. Vaatame, Villem, kui sa näed mingit prügiautot, siis tee klipp, vaata. Ja see on lihtsalt jõhker ja nad sõidavad siin kogu aeg. Mina ei kuulnud midagi. Ma ei tea, millest nad räägivad. Aga lärm on siin kõva.